Eesti meretuulikud saavad olema 300-meetrised ehk sama kõrged, kui on teletorn. Meretuulikud ja nende kõrgus 300 meetrit, me oleme siin kuskil poole peal, veel pane siia pool otsa, et eks nende kõrgus ikkagi tekitab ühtepidi sellist võib-olla vaatepilti. Ja teistpidi, et kui panna selline kõrgus, teletorni kõrgus merre, siis me nagu võiksime võrrelda, aga ainuke vahe on see, et teletornis ei käi midagi ringi, midagi ei mürise, tuulikutel käib ringi, nii et teletorne võib merre panna ja see häirib vähem kui tuulikud. Nüüd, kas rannikuala inimesed seda nii väga armastavad või mitte, et eks siin on, nagu öeldakse, et vaataja silmade läbi tuleb seda siis hinnata. Mida suurema tuuliku teed, seda odavam on siis selle ühikvõimsus ja sellest tulenevalt on loomulikult tuuliku masti kõrgus hakkab kogu aeg suurenema ja siis sellest tulenevalt ka muidugi labade läbimõõt. Mida kõrgemalt, seda suurem on ju tuule, kuidas öelda, potentsiaal. Kõrguses on alati rohkem tuult ja teiseks on see, et puhub jõud tugevneb. Meretuulik on Virtsu sadama maismaatuulikust 5 korda kõrgem. Teletorni kõrguseid meretuulikuid on Eestisse võimalik rajada kuni 600. Euroopa ambitsioonikas meretuuletööstus jõuab Saaremaa rannikule. Sõrve poolsaar oli omal ajal üks tihedamalt asustatud Eestimaa paiku. Siis käisid Sõrvest üle teise maailmasõja lahingud ja tapatöö. Järgnes sõrulaste küüditamine. Tänaseks on sõrulasi alles 340. Nüüd on siinsed põlisasukad silmitsi hoopis uue ohuga. Kaldast 11 kilomeetri kaugusele tuleb Euroopale elektrit tootev hiigeltööstus. Kohalike mereala antakse aastakümneteks väliskapitali majandada. Siin elada, see peab olema kuskil südames, peab olema tilgak ja sõrulase verd. Külas siin käia, kui tuulikud ei ole, on kõik olnud 7. taevas. Lapsed magavad aidas lõunani või söövad siin kala mere ääres pallijalu joostes päeva läbi, ütlevad kodus kala suhu ei võta. Kuidas siin elada on, siin ongi see rahu ja siin ongi see, mida sa tuled otsima peale seda, kui sa oled päeva läbi kuskile tööd rabanud. Piisab ainult pool tundi mere ääres kivi peal istumist ja siis avab see teine hingamise. Siis tunned, et sa oled paradiisis. Siis sa tunned, et see ongi see, mis mul elust on vaja olnud. Ma olen selle leidnud. Ammu. Nüüd, kui siia minu selja taha tuleb nii palju, kui silm ulatab, see kõik on tuulikuid täis. Siis on selge, et see häirib mind niimoodi, et ma ei taha siin elada. Öösel on Las Vegas ja päeval on üks virvarr silmade ees. Mere peal, ma arvan, siis parem pole mõtet vaadata. Kõik vilgub ja särab ja peale koosolekut, ma arvan, nii paljud inimesed on kaupu juurde kindlasti tulnud mu naabrimehe juurde kui minu juurde, et Mihkelegi see ometi tõsi ei ole. Ega see ometi tõsi ei ole, et siia see kõik tuleb. Neid rahustades rahustan ennast ka, et ma ei usu sellesse, et see nii hulluks läheb. Ma tahaks, et meiega räägitakse, meiega arvestatakse, meid kuuldakse.
järgmine, mis otseselt kõiki inimesi mõjutab muidugi, on see madalsageduslik müra, mida need tekitavad. Ja see ulatub soomlaste mõõtmiste järgi kuni 90 kilomeetri kaugusele. Näiteks Inglismaa idarannikule ehitatud tuuleparkide puhul seda ka arvestati, et pandi nad kuskil 120 kilomeetrit rannikust. Ma kardan seda, et minu pojad, kes siis on laste isad, emad, need ükskord ütlevad, et vanaisa, et tule sa sealt meie juurde, et kui see välja tuleb, et see tervisele mõjub, siis nad lihtsalt kindlasti ei riski sellega, et ma hakkan siin tuulikute koos elama. Saaremaa inimesed arvavad valdavalt, et meil on võita sellest väga palju. Kui on 100% täisehitus, siis see pilt on esialgu muidu karjumatu ja suhteliselt ehmatav, tuleb tunnistada. Et rannaelanike soov oleks muidugi kindlasti see, et see meretuulepark algaks ikkagi kaugemalt. Mul on hea meel näha tuulikut. Eestis ükskõik mõnes teises riigis. Ma tean inimesi, kes ütlevad, et nad on nii koledad, nad mulle ei meeldi. Ida-Virumaal on saastatud pinnas, saastatud põhjavesi, lastel on rohkem astmat, palju muid keskkonna ja inimese tervise probleeme, aga see on meil kuskil seal. Et kui sa elad Saaremaal, siis sa vajutad lülitit, sa ei mõtle sellele, et mis on selle mõju, et tegelikult pool Ida-Virumaad on alt tühjaks kaevatud, maa vajub sisse, põhjavesi on rikutud ja nii edasi. Ja me tegelikult palju rohkem näeme tulevikus oma energia tootmise jalajälge. Me kõik näeme seda palju rohkem. Et see näeb välja nii nagu vanal heal koloniaalajastul, et tullakse pärismaalaste juurde, võetakse neilt ära võimalused nende traditsiooniliste eluviisidega jätkata, võetakse ära nende looduskeskkond, asemele jäetakse visuaalne ja müra reostus. Keset ränka majanduskriisi on Euroopas käimas ennenägematult kulukas rohepööre. Tahad kaitsta kliimat ja planeeti? Seisad oma väärtuste eest. Usud demokraatiasse ja vabadusse ning puhtasse taastuvenergiasse, mis on toodetud Euroopas. Loomulikult on teha veel palju. Ja me saame sellega hakkama üheskoos, koos sinuga. Sina oled Euroopa. Me ju näeme seda telepilti globaalselt, eks ju, üleujutused, tulekahjud, kõik see õudus, mis kasvavalt maailmas toimub ja see on inimtekkelised kliimamuutused, mis tulenevad kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamisest. Euroopa Liit on võtnud siin globaalselt eestvedaja rolli kliimapoliitikas, ma arvan, see on väga õige sellepärast, et Euroopa Liit on ka suur saaste loomulikult, me oleme üks jõukamaid ühiskondasid. Rohepöördega pannakse liikuma hoomamatud rahasummad. Kogu maailma rohepööre läheb erinevatel hinnangutel maksma 100 kuni 250 triljonit dollarit. Need summad tulevad erasektorist ja rohepööre ei ole kuskilt otsast heategevusprojekt. The change can be shaped by us. Davos is the place where government, business and civil society join forces. We are now exploring ways to make our partnership even closer and more fruitful. Rohepööre on Euroopa Liidu seni kõige kulukam ettevõtmine. The European Green Deal Investment Fund that will unleash 1 trillion euros over the next decade. Ei, kindlasti ta ei ole nagu heategevus, keegi võib öelda, et ta on selline missiooniprojekt. Loomulikult ettevõtte peab ja saabki kasumit nüüd, et kus see raha nagu ikkagi tuleb, et eks ettevõtjad püüavad ka ikkagi seda Euroopast külvatavat raha ja ega see niisugune missioonitunne on ka üks tore asi, aga kõigepealt on ikka niimoodi, et kui kuskilt raha tuleb, miks mitte sellist raha siis püüda. Erasektori huvi on investeeritud triljonid võimalikult suure kasumiga tagasi teenida. See on kõik tohutu räkit, see on tohutu äri. Mingid inimesed saavad tunda, et nemad on õilsad, nemad parandavad maailma, ei paranda, aga mingid teised inimesed seal kõrval, aga võib-olla ka need samad inimesed teenivad metsikut raha selle pealt. Kogu see rohepööre
annab võimaluse meeletuteks äriajamisteks. Mingid inimesed ainuüksi selle planeerimise ja selle sehkendamisega lükkavad korralikult raha omale taskusse. Selle taustal või selle ettekäändega saab jälle hakata nagu erinevaid huvigruppe rahaga üle külvama. Me oleme maailma panganduses tekitanud viimase rahanduskriisi järel tohutu hulga vaba raha ja kuskil ei ole seda panna. Ja see raha otsib paaniliselt pelgupaika, kus ta ei kaoks. Nüüd on suurepärane võimalus siis kasutada seda rohepööret ära, muuta see rohepööre sisuliselt rahapöördeks või rohepesuks ja tekitada olukord, kus siis on võimalik investeerida sisuliselt kõik võimalike rahvusvaheliste soodustuste ja riiklike garantiidega hiigelkallitesse projektidesse, nii nagu need megaprojektid siin on. Tekitame ainult võimaluse suurtel rahadel olla mingiks ajaks kaitstud mingisuguses suures investeeringus. Roheinvesteeringute meelitamiseks on paljud riigid võtnud tuuleäriga seotud riskid enda kanda. Tuuleäris on tavapäraseks saamas leping, kus riik garanteerib tuulepargis toodetud elektrile fikseeritud müügihinna. Kui elektri hind on kõrge, siis investor maksab riigile raha tagasi. Ja kui elektri hind on madal, siis riik maksab siis sellele investorile juurde. Erasektori röögatu tuuletööstuse projekt on hoogsalt käima löödud ja Euroopa mereala ehitatakse tuuleparke täis. Ka Eestimaa vetesse kavandatakse hiiglaslikku meretuuletööstust. Euroopa Komisjoni viimased dokumendid näitavad seda, et Põhjaregiooni, sealhulgas Eestit, nähakse odava taastuvenergia tootmisbaasina ja siit kavatsetakse vedada siis suured elektrikaablid Euroopasse, kus seda taastuvenergiat siis ka tarbitakse. Me võiksime selle kaudu panustada ka laiemalt siis naabrite ja kogu Euroopa Liidu taastuvenergia tootmisesse, mis ma arvan on iseenesest Euroopa üldises solidaarsusloogikas ja ka lihtsalt terve mõistus on see, et loomulikult riikides, kus on rohkem merepiiri, seal on ka rohkem võimalik meretuuleparke rajada. All of us share a vision of making the North Sea a green power plant and to develop a strong integrated green energy system. Strong message today was to the business community, to investors and industry that the moment to step up investment in offshore is now. Kui me vaatame oma näiteks ka seda sama Liivi lahe merealade planeeringut, siis ka seal on ju tegelikult arendajad, kes tahaksid meretuuleparke rajada, on rohkem kui üks. Aga ma loodan, et sel korral tõesti Euroopa Liit siiski need plaanid viib rakenduslikuks, et tõepoolest need eesmärgid saaksid saavutatud. Nutikalt käitudes osutada teistele sõpradele teenuseid, mis tegelikult meie jõukust nagu kasvatavad. Kui Eesti põlevkivitööstus kuulub Eesti rahvale, siis kavandatavad meretuulepargid kuuluksid suures osas välismaa kapitalile. Eesti annab niiviisi oma mereala aastakümneteks suurettevõtetele ja seda soodsatel tingimustel. 1700 ruutkilomeetrisest meretuuletööstuse alast saab keelutsoon. Kus sellised tuulepargid on, seal on sisuliselt merele minek keelatud, lähenemine. Seal on mingi perimeeter, mida kaitstakse, mida jälgitakse kogu aeg. Sinna ei pääse enam ei purjeka ega kalapaadiga. Kihnu saar piiratakse tuulikute poolt sisse. Siin toodetud elekter läheb kaableid pidi sinna, kus on parasjagu energianälg. Euroopa visioon on ühendada riigid võimsasse supervõrgustikku. We all know clean power generation is great, but if you really want to use it, you need a grid. And there we have to step up too. To create a Europe-wide electricity grid to support the mass deployment of wind and solar.
Eesti hakkaks selle supervõrgustiku kaudu elektrit tarnima Euroopale. See ongi, me olemegi seda Euroopa Liidus ajanud, et meil oli Taanis kohtumine kõikide Läänemere riikide peaministritega, et peaks olema meretuuleparke ühendav elektriühendused, et täpselt, et see tuulepargist tulev elekter saaks minna sinnapoole, kus seda parasjagu vaja on. Nii et potentsiaali on seal kohutav. Plaanitav üle-euroopaline elektrivõrgustik pakub häid võimalusi äriks, kuid sellega kaasnevad ka suured riskid. Et küllap kuskil Euroopas ikka tuul puhub, et ehitame hiiglaslikku võrgustikku, mis ühendab kõiki Euroopa riike. Tsentraliseerime maksimaalselt, tekitame olukorra, kus iga katkestus ükskõik kus tekitab probleemi kõikjal. Juba täna oleme olukorras, kus energiadefitsiidis Läti ja Leedu teevad elektri kogu piirkonnas kalliks. No leedukad pärast seda, kui on tuumajaam neil kinni läinud, ei ole praktiliselt üldse energiatootmisesse investeerinud, et Leedu ei ehitanud välja oma elektritootmist ja nüüd meie maksame siin kõrgemat elektri hinda, sellepärast et meie soodsam elekter läheb Leetu. Võrgu laiendamisel seome ennast üha enam naabrite probleemidega. Any new oil expansion is a death sentence for the future. But the most important is acceleration, scaling up in renewable energy. Kui muu maailm teostab rohepööret unisel sammul, siis Euroopas käib jõuline süsinikuvastane võitlus. Europe will be the world's first climate neutral continent by 2050. I firmly believe we must all put a price on carbon. CO2 heitmete vähendamiseks on fossiilkütuse põletamine maksustatud. CO2 tasuga on energia kunstlikult kalliks tehtud. Siin toodetud omahinnas on kuskil 80% on keskkonnamaksud. See lihtsalt on maksustanud põlevkivi, mille tulemusena on ka siin toodetud elektri omahind tõusnud. CO2 kvoodi näol on aga tegemist käteväänamise taktikaga, mille eesmärk on tappa fossiilkütusel töötav majandus. Kui me räägime põlevkivielektrist, siis põlevkivielektrile on otsa pandud kaevandustasud, keskkonnatasud, vee erikasutustasu, CO2 kvooditasu ja see moodustab sellest hinnast absoluutse enamuse. Sealt see hind tulebki. Talle on riiklikult tekitatud lisakulud. Seda rasket koormist maksavad ühtmoodi nii ettevõtted kui ka inimesed. Näiteks Eesti universaalteenuse elektrihinna teeb kalliks just süsinikutasu, mis moodustab hinnast umbes poole. Viimase 5 aastaga on CO2 kvoodi hind tõusnud pea 9 korda. Poliitikud saaks sõrmenipsust teha energiahinnad oluliselt taskukohasemaks. Riigijuhtide käes on võim vähendada CO2 hinda ja seeläbi muuta ka elekter odavamaks, kuid CO2 kvooti ei muudeta. Ja me näeme siin Eesti näite varal ju, et ettevõtted on ikka väga keerulises olukorras. See kriis, milles majandused on nii ränk, nii mitmetahuline, et igasugune jutt rohepöördest tuleks päeva pealt lõpetada, unustame ära, praegu tuleks palehigis tegutseda selle nimel, et bensiin oleks odav, elekter oleks odav, gaas oleks odav. Kuigi meile kogu aeg räägitakse, et energiakriis on sellepärast, et Putin peab meile hübriidsõda, siis see on üks osa tõest. Kõige suurem põhjus on ikkagi sõda fossiilkütuste vastu ja sõda tuumakütuste vastu, tuumaenergia vastu. Kliimamuutustega võitlemise pakett on see, mis pankrotistab tegelikult kogu modernse tsivilisatsiooni. Meeletu hinnatõus on röövimas eestlaste tööga välja teenitud heaolu. Inimeste säästud põlevad ereda leegiga. Eestis elab suhtelises vaesuses 300 000 inimest. Kas tänases seisus on rohepöörde elluviimine liigne luksus, mida me ei jõuagi kinni maksta? Kas need rohelised, kes seda pööret tahavad kangesti teha, kas nad ise ka kartulikooli söövad? Kas inimesed on valmis oma elatustasemelt järgi andma, et ütlema, et jah, me oleme selle ideoloogia nimel nõus natukene madalama elukvaliteediga elama. Kriis on tabanud kõige raskemalt just neid, kellel on niigi kõige vähem. Kui ikka pension on näiteks alla 600 €, siis on praegusel ajal väga raske inimesel hakkama saada.
Toiduhindade tõus on olnud meeletu. Eesti kinnisvara hinnatõus on Euroopa suurimaid. Kallid energiahinnad on surunud põlvili Euroopa majanduse. Energia on kõige alus. Moodne tsivilisatsioon ei saa toimida ilma odava ja küllusliku energiata. Euroopa ettevõtted ei suuda konkureerida Aasiaga, kus tootmine on oluliselt odavam. Et väljapoole Euroopa Liitu meie hinnad pole konkurentsis, siis järelikult see tähendab seda, et ettevõtja kolib lihtsalt oma tootmisega kuskile kolmandale maale ja püüab seal toota. Ja toodab sellise jalajäljega, mis on selles piirkonnas aktsepteeritav. Raiuda edasi praeguses seisus mingisugust täiesti utoopilist juttu sellest, kuidas me lähme nüüd veelgi kiiremini üle tuulele ja päikesele. See on lihtsalt nagu veel kord, mitu korda kirvega vastu pead virutada niigi hinge vaakuvale majandusele. Et me teame, millega see lõpeb. See lõpeb täieliku katastroofiga. Euroopa on välja suretamas söekivitööstust. Eestis on põlevkivi elektri tootmine järsult langenud. Ka Eestis on ju aastaid ja aastaid ja aastaid suretatud välja põlevkivi elektrit, põlevkivi energiat. Eesti Energia elektri tootmise tulevik on taastuvenergias. Siis Eesti just on vastu võtnud seaduse, et aastaks 2030 toota taastuvelektrit 100% ulatuses oma tarbimisest. Juba 2030. aastal lõpetatakse Eestis põlevkivist elektri tootmine. Eesti elektrijaamad jäävad poole väiksema koormusega elektrit tootma peamiselt energiapuidust, kuid Eesti elektrijaama põlevkiviplokid lõpetavad igaveseks töö. Juba lähitulevikus on suur osa Euroopa tossavatest elektrijaamadest kinni pandud ja üha enam sõltume päikese ja tuule oludest. Hommikul Ida-Virumaale sõites ja ka tagasiteel Tallinnasse olime tunnistajaiks, kuidas tuulevaiksel ajal seisab kogu tuulepark terve päeva tööta ja elektrit ei tooda. See on taastuvenergia tänaseni lahendamata probleem. Kust saada elektrit siis, kui tuult on vähe ja päike ei paista? Et oleme Peterburi maantel Purtsest vähekese Tallinna poole 3. november. Meie taga olevad tuulikud, mis peaks meil elektrit tootma, kahjuks ringi ei käi, järelikult tuulekiirus on liiga väike selleks. Ja ilmekas näide, et ainult tuulega me ei saa elektrivarustust tagada. Me tahame tarbida elektrit siis, kui meil on vaja, mitte ainult siis, kui tuul puhub ja tuulikud ringi käivad. Eesti maismaatuulikute elektritootlus on äärmiselt kõikuv. Mida enam läheb Euroopa üle ilmastikust sõltuvale elektritootmisele, seda riskantsemaks ja kulukamaks kogu olukord muutub. Eestis on naabritega sarnased tuuleolud. Erakordselt tuulevaiksel ajal on nii Eestis kui ka naaberriikides roheelektri tootmine ühtmoodi madal. Ehitame nüüd liine kuskile ja kuskilt ostame, aga kust kohast seda osta on, kui Euroopa on defitsiidis ja tuuleolud on ühtlased Norras, Leedus ja Eestis. Et siin ei saa öelda niimoodi, et kui meil on tuulevaikus, siis äkki Norras või Rootsis puhub. Ja nüüd ongi vaja siis seda tuulevaikuse ja ilmapäikeselist perioodi on vaja millegagi katta, sest me tahame ju elektrit tarbida. Tuulevaiksel ajal asendavad tuuleenergiat suitsevad elektrijaamad. Juhitamatu taastuvenergia vajab stabiliseerimist ja selleks suuremahuliselt täna on kõige odavamad lahendused fossiilkütuse elektrijaamad. Kuid tulevikus on paljud neist päästvatest elektrijaamadest lõpetanud tegevuse. Elektrijaamasid peaksid asendama võimsad salvestuslahendused. Selliseid tehnoloogiaid aga täna veel olemas ei ole. Ja salvestusvõimekus, ükskõik kui palju me teeme, jääb igal juhul ju väiksemaks. Nüüd, kui me mõtleme nüüd salvestusest, salvestuse mahud on väikesed, salvestamine on kallis. Seetõttu on vaid päikesele ja tuulele üle minna võimatu. Puuduvad salvestustehnoloogiad, kuhu elektrit pikemaks perioodiks varuda. Meil on vaja
me räägime Euroopas, et meil on 2-nädalaseid vaja selliseid aukusid katta, nii et sellist võimekust, salvestusvõimekust, et 2-nädalasi aukusid katta, lihtsalt ei ole olemas ja jääb jälle sama küsimus tuleb, et meil on vaja juhitavaid võimsusi. Salvestuslahenduste väljatöötamise kallal käib arendustöö, kuid toimivat lahendust pole veel üheski riigis. Samas, kui maailmas, Euroopas näiteks arendatakse välja need targad energia juhtimise ja energia salvestamise lahendused, siis loomulikult ka ülejäänud maailm võtab nad omaks. Ebastabiilset tuuleenergiat hakkame juba lähitulevikus salvestama elektriautode akudele. Läbi sellesama elektriauto laadija on siis tulevikus võimalik nendel hetkedel, kui elektrit toodetakse tuulest ja päikesest elektrisüsteemist palju, laadida see üleliigne elekter siia samma auto akusse ja siis, kui on vähem tuulikute ja päikese tootmist võtta, siis sellest samast elektriautost ja anda elekter võrku tagasi. Ja mis kasu sellest inimeses on? Väga lihtne. Selle eest saab raha. Otsene majanduslik kasu. Elektriautod lahendavad aga ära vaid osa probleemist. Tuulevaiksel ajal saab elektriautode akudest elektrit võrku suunata vaid lühikese perioodi ja siis on akud tühjad. Tuulikutega tekib probleem ka siis, kui ilm on liiga tuuline ja elektrit toodetakse korraga rohkem, kui ära tarbitakse. Elektrisüsteemi jaoks on ohtlikud mõlemad, kuidas öelda, situatsioonid, kas elektrit jääb üle või elektrit jääb puudu. Aga see energia tekib siis ja suurtes kogustes, kui meil seda suure tõenäosusega vaja ei ole. Euroopas on tuule- ja päikeseparkide rajamine võtmas üha kolossaalsemaid mõõtmeid, kuid samas on rajamata võrgud, mis suudaks elektri ülejääki kauge vahemaa taha toimetada. Et rohepööre kahtlemata on suur võimalus, aga loomulikult sellega kaasnevad ka riskid. Siin on loomulikult naabritelt Euroopas näited näha, kus rohepööre võis tähendada seda, et investeeritakse näiteks elektri tootmisvõimsustesse, aga siis elektriturgusid, kuhu need tootmisvõimsused siis minema peaksid ja elektrivõrke ei arendatud kõrvalt välja selliselt, et nad oleksid sobilikuks selleks samaks pöördeks. Suurbritannias ja Saksamaal tuleb üha rohkem ette olukordi, kus väga tuulisel ajal toodetakse liiga palju roheelektrit ja võrgud on ülekoormatud. Võrkude kokkukukkumise ärahoidmiseks tuleb tuulikud seisma panna. Suurbritannias tekitatakse tuulikute seiskamisega tarbijatele aastas üle miljardi naela lisakulu. See lisakulutus makstakse kinni elektriarvega. See tähendab tohutut raha põletamist ning probleem on aastast aastasse vaid süvenenud. The renewables are cheap. We have much cheaper energy, like for example the renewables. Rohepöörde mesimahusat müügijuttu saadab lubadus odavast elektrist. Tegelikult kaasnevad taastuvenergiaga otsesed ja kaudsed kulud, millest tihti ei räägita. Võrkude arendus vajab suuri summasid. Need investeeringud kajastuvad elektriarvel. See ei tähenda ainult, et me peame rajama uusi tuuleparke ja uusi päikeseparke, vaid sellega kaasneb võrgu ümberehitus, on vaja uusi ülekandeliine, on vaja uusi alajaamasid, rääkimata siis salvestusvõimekuse rajamisest, rääkimata sellest, et meil on vaja tagada ka võrgus kindel sagedus. Peame arvestama, et sellel on tohutu kulu. Elekter saab minna ainult kallimaks. Kõik saab minna ainult kallimaks. Ja siis öeldakse meile, oi ei, põlevkivi on nii kallis, et sellega me ei saa jätkata. Ja siis on kõrval tuul, millele makstakse subsiidiumit. Et see ei ole adekvaatne hind, sellel ei ole mingit pistmist sellega, et on tegelikult odav. See kulu ju pannakse kõik kuhugi mujale, see läheb meie võrgutasusse ja muide stabiliseerimiskulu on Eesti Energia elektrihinna juurde pandud ja see kulu on mujale pandud ja siis öeldakse, et see mujal, see koht on kallis, aga vot siin tuul on odav. Ei ole. Ja kõige sellega samaaegselt peab jääma veel alles ka juhitavad võimsused ehk Narva jaamad, sest et alati ei ole tuult ja päikest. See on nagu topelt kulu tekitamine.
Euroopa on tormaka rohepöördega hävitamas oma majandust ja konkurentsivõimet. Samal ajal suurendab ülejäänud maailm oma süsinikuheitmeid ja toodab odava energiaga. Me peame ka seda teadma, et Euroopa kogu CO2 emissioon maailma emissioonist moodustab siis 6–8%. Sellega kindlasti ka nulliks viia see, me muidugi maailma kliimat ei paranda. Nüüd küsimus tekib see, et kes on see eeskuju näitaja? Maailma kõige suuremad saastajad Hiina, India ja Venemaa ei ole oma CO2 heitmeid vähendanud. Hiina energianälg üha kasvab ja seetõttu on nad fossiilkütuste kasutamist hoopis suurendanud. Eelmisel aastal kerkisid maailma kõikidest uutest söejaamadest lausa pooled just Hiinas. Hiina parteipealiku sõnul on kõige olulisem, et energia oleks odav ja kättesaadav. Rohepöördest tähtsamana nähakse vajadust end mitte ära hävitada. Kas Euroopa peaks rohepöördele lähenema sama kainelt nagu Hiina? Euroopal on võimalik veel aastakümneid kasutada kohalikke fossiilkütuseid ja seda täiesti kliimasõbralikult. Me peaksime Euroopa Liidus ja võib-olla ka laiemalt loobuma ühest dogmast, et fossiilkütused on pahad. See on natukene imelik lähenemine. Me peaks ütlema niimoodi, et me ei taha atmosfääri emiteerida CO2 või mingeid muid gaase. Ja siit tulebki siis nagu ülesanne, et mitte põlevkivi ei ole vaja sulgeda, vaid põlevkivi tootmisprotsessi on vaja puhastada, teha keskkonnasõbralikumaks, puhastada atmosfääri heiteid. Euroopa fossiilkütustel töötavate elektrijaamade süsinikuheite saab kinni püüda. On meil ka mitu alternatiivi. Üks on näiteks jätkata elektritootmist põlevkivis, kuid seda teha keemilises ringpõletusprotsessis või üldse hapniku ja CO2 küllustatud keskkonnas. See alles jäänud osa on väga lihtne kinni püüda ja leida sellele kasutust. Siin on üks põlevkivitükk. Seega ei pea kliimaneutraalsuseni jõudma vaid tuule ja päikese abiga. Kiht põletuskatsestend, mis on see? Tallinna Tehnikaülikoolis on süsiniku kinnipüüdmist uuritud ja arendatud juba üle 10 aasta. Võttes eeskujuks Rootsi ja Norra, siis tegelikult Euroopa saab hakata ka CO2 kinni püüdma. Tehnoloogiad on olemas. See on üks oluline koht, kuhu riik peaks investeerima. Tehnoloogia on küps ja kasutusele võtmine ootab vaid Eesti rahvalt rohelist tuld. Tänu põlevkivile oleme Euroopa üks kõige suurema energiasõltumatusega riike. Sellise peensusega. Iga riik peaks kasutama oma territooriumil olevat loodusressursse. Meie üks loodusressurss on põlevkivi ja põlevkivist on toodetud elektrit. Mis ta on meile andnud? Ta on andnud meile normaalse vastuvõetava taskukohase hinnaga elektri. Kogu energiamajanduses on üks põhipostulaat, et peab olema tasakaal taskukohase hinna, varustuskindluse ja keskkonnamõjude vahel.